Mihkel, täna me lähme tööle ühte väga suurde eestimaisesse kaupluste ketti. Mis sa arvad, kuhu me lähme? Las ma mõtlen. No see saab olla ainult üks koht. Sul on õigus. Lähme sinna tööle. Mihkel, me oleme kuskil siin Selveri sügavustes ja otsime Ragnet. Müstiline koht ja müstiline Ragne. Ragne. Tere, Ragne. Tere. Kus me oleme ja mis me siin tegema hakkame? Tutvustan teile täna siis, kuidas käib meil e-tellimuse komplekteerimine. Kõik, mis sellega kaasneb, väiksed süksed detailid. Ja ütleme, kui ma tulen siia tööle, siis millest minu tööpäev algab? Sinu tööpäev hakkabki sellega, et sa võtad skänneri. Et kui sa skänneri võtad, siis on meil tellimused kõik juba ees. Need on siis need tellimused, mis inimesed on siis internetis endale nii-öelda meelepärase ostukorvi kokku pannud. Ja sinu ülesanne siis ongi see kokku panna. Väga oluline ülesanne veel on see, et kui sina lähed komplekteerima, siis meil on kaks põhireeglit. Esimene põhireegel on see, et alla 2 päevase realiseerimisaja meie kaupa kliendile ei komplekteeri. Klient peab saama võimalikult värske toidukauba. Samuti puu- ja juurviljad peavad olema ilusad ja värsked. Mina kogu aeg räägin, et kui sa lähed tellimust komplekteerima, siis komplekteeri sellise mõttega, et sa ostaksid ise endale. Sina ise tahad alati parimat ja meie peame kliendile tagama selle kõige parema kvaliteediga kauba. Kes teil siin üldse töötavad? Kes teil on siin mehed, naised, noored, vanad, eestlased, Kõik. eestlased? Ühesõnaga, meil on nii-öelda noori, on vanu, on eestlasi, on nii-öelda vene rahvusest inimesi, et täiesti seinast sein on meesterahvaid ka. See töö on nii-öelda kõigile, et minu meelest ei olegi sellel nii-öelda piiri ees. Kuule, kas sa lubad meil ka komplekteerida ühe koti? Ja absoluutselt saate nii-öelda proovida kõike, mis meie siin igapäevaselt teeme. Taavet, kuna meil on unikaalne võimalus, siis mul on sulle väljakutse ja ma heidan sulle kinde. Lähme võidu peale vaatame, kumb suudab kiiremini siis selle banaani siit poest üles leida, kotti pakkida, siis istume bussi ja lähme anname selle banaani veel üle ka. Ragne, stardipüstol on sinu käes, aga stardipüstol on hoopis sõnöör, mis avab ukse. Ja. Nii kui sina avad ukse, paneme me siit ajama. Olete valmis? Oleme valmis. Selge. Tähelepanu, valmis olla. Läks! Nii, mul on vaja leida prügikotid biolagunevad, aga need on ju loomulikult ikkagi ju... ma ei tea, kus need on. Hügieen, majapidamispaber, seal. Noh, ja kui ma juba siin olen, siis ma saan ära võtta ka klementiinid. Klementiine oli meil vaja 500 grammi. Ja üpris täpselt kaalun ka esimese korra kohta, panin ainult 2 klementiiniga mööda, mis oli umbes 200 grammi või natuke vähem. Ma siis hakkan esimesena siit otsima klementiine ja ausalt öeldes ma olen täiesti kindel, et ma võidan selle võistluse. Klementiin 500 grammi, võtame ops, silma järgi on see võib-olla 10 klementiini. Oot, midagi läks siin nüüd sassi. 700 grammi. Võtame natuke vähemaks. Nii, olemas. Tere, vabandust. Kus teil prügikotid asuvad? Ma arvan, et on seal, kus on tööstuskaubad. Tööstuskaubad võivad olla küll? Ja. Selge, ma lähen kohe vaatan, aitäh. Näed sa, ma ei usu, et Taavet nii palju tark on, et oskab niimoodi sohki teha. Ja näed, siin ongi valik prügikotte, nii et tapab. Tarvis on leida biolagunevad prügikotid, 30 liitrit McLean. Paistab, et see on õige. Ja loomulikult kliendil alati kõige parem, mitte mingi lahtine pakk, vaid kinnine. Ja siis on jäänud veel jogurt ja no seda ma tean täpselt, kus on, sest ma olen jube jogurti sõber. Nii, järgmisena siis läheme Kreeka jogurtit otsima. Inimesed on ees, komplekteerija peab ikkagi jääma viisakaks ja ei saa siin rahmeldada. Kreeka jogurt, alma, maitsestamata. Ja siit tuleb vaadata, neid on 4 tükki vaja. Prügikotid, vot see on nüüd üks trikiga ülesanne, sest pole aimugi, kus need on. Ma panen siit otse üle. Niimoodi, ma arvan, et see jogurt on täpselt siin samas. Jogurti Kreeka maitsestamata jogurt alma, Kreeka maitsestamata jogurt alma, 370 grammi. Vaatame kuupäeva ka, et kestaks võimalikult kaua. Nonii, see on kõige parem. Minu komplekt on koos ja loomulikult võidan ma ju Taavetit sellepärast, et ma olen lihtsalt parem komplekteerija. Vabandust, härra, kus võivad olla prügikotid? Siin samas riiuli vahel. Aitäh teile! Siin on biolagunevad McLean, 30 liitrit
10 tükki. 2-10, aga ongi komplekteeritud nüüd hästi kiirelt tagasi võidu poole. Nii, jõuan finišijoonde, aga keda ma siin näen? Mihkel juba kohal. Sa näed võitjad. Sul on muidugi sinu toidukorv. Aga ma näen, et sul on asju natuke vähem vist. No sellepärast, et ma keskendusin ilmselgelt kiirusele, mitte nagu põhjalikkusele. Oota, ma vaatan üles. Sul on nagu palju jälle natuke neid asju, mulle tundub. Mul on prügikotte natuke. Sul on nagu prügikotte nagu pisut palju. Kreeka jogurtit on mul rohkem. Mul on nagu jälle prügikotte nagu õigem number. Tegelikult nagu siin tuleb tunnistada, et taheti 2 prügikotti. Ma vaatasin seda, 10 tükki. Taavet võeti. See on aasta kogus siis. Taavet võttis 10 ja mina võtsin 1. Kas me lepime selle viiki selle võistluse või mis me teeme? No ma arvan, et ma ikkagi selle võitsin, sest ütleme nii, et sa olid kiirem, aga sa tegid kõik valesti. Ja pluss see on sinu kodupood, Mihkel. Ma ei teinud kõike valesti. Nii nagu sina tegid valesti prügikotit, tegin mina valesti jogurti. Mitu grammi sul klementini on? Okei, võidab see, kes klementini täpsemalt pani. Lepime kokku. Vaja oli 500 grammi klementine. Palju sul on? 472. No aga sa ju kaotasid, sa mulle juba ju kliendi soovi täitnud, sellepärast, et klient tahtis 100-500. Mul on 5-4-2. Kes võitis? No ilmselt klient oleks õnnelik selle üle, kui ta nagu saab rohkem klementini. Siin teie ees seisab praegust 2021 aasta Selveri meisterkomplekteerija. No ma tegin Selverile vist väga suure kahju nende prügikottidega, aga igatahes oli hea võistlus. Lähme paneme need asjad nüüd kotti. Ja viime klientidele. Just. Ragne, aitäh, et näitasid meile seda komplekteerimispoolt. Oli väga põnev võistlus Mihkliga. Ja nüüd siis juba klientide juurde. Just. Oli minulgi väga meeldiv. Aitäh teile. Tšau. Tere, Rain. Tervist. Paneme nüüd pedaali. Uued riided. Uus ülikond selga. Siit saabki kulleri tööpäeva alguse. Näita meile, kuidas see käib. Just, kõigepealt paneme tööle bussi. Tuled paned bussi tööle, vaatad, et kongis autos töötaks ja paned sügavkülma järgi. Vaatad, siin on peened ekraanid. Siit paneme kongi autuse tööle. Et kongi autus näitab juba 4 kraadi. Ja nüüd lähme toome siis ära... Nüüd lähme otsime üles kaubad, mida kliendile viia. Kuidas me siis need õiged pakid siit kätte leiame? Selleks me vaatamegi äpis, võrdleme tellimuse numbrit ja aadressi, et me leiaksime ikkagi õige kliendi. Vaatan ära, 268 on see number, eks ju? Yeah. Nii, viimased numbrid on need. 268 on siin, kas ma tõmban selle siit alt välja? Ära veel tõmba, vaatame, kas ülemised tellimused on ka meie omad. 501, tundub, et on ka meie oma. Kogu see torn läheb meile. Just. Nii, kas midagi jääb veel meile? Jaa, meil on üks tellimus veel, 136. 136. Aha, noh näed, see on siin. Nii, ja siin tuleb nüüd vaadata olulist märki. Siin on ka peal sügavkülm, ehk sügavkülma saame teisest kapist. Nii, 136, just. Sügavkülma kaup läheb sügavkülma. Ja lihtsalt panen sinna sisse? Just. Ja ülejäänud asjad lihtsalt sätime siia ära, ja? Just. Sul hea lihtne päev täna, ei pea ise väga liigutama, ma vaatan. Just, selle jaoks me teid kutsusimegi. Nüüd on korras. Just. Pajehali. Nüüd olen valmis. Siiamaani tundub päris lihtne töö. Kas on lihtne töö? Ega ta midagi väga keerulist ole, nõuab natukene täpsust. Arvestada sellega, et kaup peab terveks jääma kliendi kaup. Vastutame kliendi kauba eest hetkel, autoga sõitmine. See töö nõuab ka ikkagi kliendi teenindamist, mitte lihtsalt, et sõidame autoga. Me suhtleme ka kliendiga. Ja nüüd me saamegi siis esimese paki anda, kuna inimene ütles, et ta on tõbine pisut. Nii. Siis meil on võimalik... Vaatame, et ma annaks enda õige kauba. See anda talle ukse taha, ehk siis anda nii-öelda kontaktivabalt, saame isegi teha seda. Just. Näita, mis see number oli. Number oli meil 268, niiviisi. Ja siin on 2 kasti. Mis sa, Taavet, seal vahid? Kuna mina tean, kuidas värava avatakse, siis ma teen sulle värava lahti. Ja sina võid siis nüüd minna ära viia. Aga ole hea. Rõõm näha inimesest, kes töötab. Paneme värava lukku tagasi ja soovime ikkagi jätkuvalt paranemist. Meie järgmine sihtpunkt, ütleb meile programm nimega Waze, asub siit kõigest 4 minuti kaugusel ja sinna sõidan ma ju loomulikult ise. Tervist! Nüüd 4 minuti pärast jõuame selle Selveri
Moonaga kohale, et kuidas me selle üle saame anda. Suurepärane, nii teeme. Mihkel, seekord teed füüsilist tööd sina. No sina siis juhenda. Ma juhendan. Ma ütlen sulle, et tellimus lõpeb numbriga 501. Nii. Ja mitu kasti? Ja Kasti on... See on hea küsimus, kus ma seda vaatan? Kasti on ju 3. 3 on lausa, jah. Korralik. Õnneks sa tead, kuidas kiiresti töö käib. Nagu me juba täna nägime. No aga andke siis kella. Klient on juba välja jõudnud. Ole. Just. Tere. Edukat üle antud ja leidsime ka uue teenuse. Järgmisena hakkame viima külmkappi otse inimestele. Jah, sest et sellest teenusest pidi olema kõva puudus, et nad oleksid väga rõõmsad, kui Selver paneks need asjad otse külmkappi. Ukse taha jääb väheks. Jätame meelde. Jah. Mihkel, mis tunne siis on praegu olla nagu reaalne puller? No tunne on ikkagi uhkene. Ma räägin, ma ütlen, kõik on väga tore, aga nagu ärevus on sees, et sa vastutad asjade eest. Et ei ole seda, et sa lihtsalt sõidad autoga ja lased rõõmsalt vilet. Nagu näha, käsipidu jäi natukene peale. Näed, juba ongi esimesed vead, libisevad sisse, käsipidu sai natuke peale. Et on vastutus, sest et ikkagi inimeste nädala ninaesineja sõltub ju minust. Ja kui munad lähevad katki, siis need ei ole mitte sinu munad, need on kliendi munad. Need on võõrad munad, no. Nüüd me hakkame otsima meie järgmist sihtpunkti. Ja see on kuskil siin. Suunatuli on juba sees ja teeme aga mõnusa vasakpöörde. Kas ma auto võin parkida täitsa siia? Uus kaup vajab kohale viimist. Ma siis võtan seekord jälle ise. Ja ära unusta sügav külmakraami. Just. Tere Selverist. Kõlas uhkelt. Kõlas. No Mihkel. Antud. Nüüd tehtud. Järjekordne kaup on üle antud. Mis sulle meelde jääb siis? No kuule, see pole ikkagi üldsegi mingi väga hull töö. See on väga lahe töö. Anname nüüd bussi hoopis ära. Teeme niimoodi, jah. Ja siis teeme kokkuvõtteid ka. Jah. Mihkel, meie tegime oma töö ära. Rain, sulle ma tahaks öelda suur aitäh, et näitasid, kuidas siis see kaup inimesteni jõuab. Aitäh! Edu! Taavet, mis sulle tänasest siis meelde jääb? Väga hea tundega lähen ära, tõsiselt positiivne emotsioon. Mis sulle meelde jäi? Hea tunne sellepärast, et Eesti pood, Eesti inimesed, kellele sa toitu viid, Eesti inimesed, kelle eest sa mõnes mõttes vastutad, miks ei peakski hea olema? Järgmistes osades poisid proovivad juba uusi asju. Näeme!